saa mitte vaiki olla, lauluviisi lõpeta. Vaikimine oleks vale, sunniks südant lõhkema. Kuidas sina, Ott, 5. põlve Tallinna poiss, siia maale Kolka sattusid? Eks see oli teadlik valik peale pikemat mõtlemist ja pikemat maakuulamist üsna mitmele pool. Ehk mingil hetkel oli selge, et tuleb leida õige koht, kus kasvatada üles oma 5 last. Ja oli selge, et senine koduküla ehk Tallinna vanalinn päris kindlasti seda enam olema ei hakka. Ehk see koht hakkab olema kellegi teise jaoks, mitte pärismaalaste jaoks. Ja nii tekski mõte liikuda vastupidis suunas, erinevalt kõigil nendest, kes liiguvad suurel linnal lähemale, esialgu linna serva, sealt kesklinnal lähemale. Me lahkusime vanalinnast, ehk elasime Raekoja platsi ja Vabaduse väljaku vahel. Ja mis pärast just Kolga? Ma olin selleks jõudnud Eestis kolistada ringi ajaloolasena giidina enam-vähem igal pool. Ja mingist hetkest ma juba hoidsin silmad lahti ja mõtlesin sellele, kuhu me peaksime ära kolima. Kolga puhul peamine oli muidugi just nimelt kõik lastega seondu. Alates kenast looduslikust ümbrusest, metsad, kõik vajalikud, võimalikud veekogud ning ennekõike loomulikult lasteaed, korralik ilus lasteaed ja veel enam Eesti vaat et kõige ilusam koolimaja. Ehk tolleks ajaks nii ilusaid koolimaju oli Eestis heit üpris vähe. Ehk võib öelda, et tegelikult peale teist ilmasõda midagi paremat koolimajade osas polnudki üldse ehitatud. Ja mõni maja iseenesest võib-olla oleks võrreldav, aga just see asukoht, kaunis maja, keset kaunist metsa, samas väikse para jalutuskäi kaugusel, see oligi ideaalne. Ja loomulikult ka kogu selle kooli õhustik, kogu tore õpetajaskond, väikse kooli, kõik olulised eelised. See oliks peamise asju, miks otsustasime just Kolga kasuks. Ehk kui siia tulime, jah, paar päeva hiljem kõige pisem tütar sai aastaseks ja ajasin jalule püsti. Ehk selle järgi tean täpselt rehkendada, kaua olen siin elanud. Ja just äsja sai 17 aastat täis. Ott, sa oled nii erakonna Isamaaliit kui ka Res Publica üks asutajaliikmetest. Ja ometigi kandideerid Kuusalu vallavolikokku mitte erakonna nimekirjas, vaid valimisliidus Ühine Kodu. Miks siis ometi? Üks elementaarne põhjus on see, et meie vallas pole erakond kui selline üleüldse kunagi toiminud. Ehk vahetult enne valimisi nimekirja koostamine ja sellega välja tulemine, see ei ole erakond, see ei ole erakonna töö, see ei ole erakonna elu. Ehk vahepealsel ajal haigutab suur tühjus ja isikud, kes väidavad nad kuuluvad ridadesse, ei suuda teha omavahel elementaarset koostööd ega hoida elementaarset kontaktigi, rääkimata sisulist diskussioonist või koostööst sõna õiges mõttes, siis jääb üle nentida, mida pole, seda pole. Ehk vägisi keegi kedagi armastada ei oska. Ja meie vallas praktiliselt see erakond on olematu. Ott, me oleme sinuga kõndinud Kolgas siin mitmetes erinevates ilusates kohtades ja nüüd sa tõid mind siia Nõgestesse. Miks sa seda tegid ja millised mõtted sul seoses selle kohaga eelseisvaid valimisi silmas pidades on? Mõte on väga lihtne. Ehk mis mõttes on küsimus kaua võig. Ehk see aeg, et oodata, loota, et see midagi iseeneslikult paraneb ilma
vallapoolse aktiivse sekkumiseta see aeg on ammu ümber. Ehk eraomanik ei pruugi alati olla kõige parem omanik, eriti kui tegemist vaese eraomanikuga, kes istub nii koer oma hunniku otsas ja ei söö ise ja lase teistel süüa. Ehk see, mis on juhtunud selle ajaga, mil ma siin olen elanud, seda lihtsalt ale vaadata. Ehk selle ajaga on mitte ainult järjest varised hooned, mis on niigi juba olnud varemetes, vaid selle ajaga on varisenud varemetesse hooned, mis veel mitte väga ammu olid täiesti katuse all, nagu sama uhke ehitis siin ehk mõisa teohoo otse valitsemaja vastas, kus paikneb meie valla muuseum. Kolga on väärt päästmist juba paljalt nende hoonete endi pärast. Tegemist on Eesti ühe kõige imposantsema mõisaansambliga ja kindlasti on see vähemalt Lahemaa ulatuses kõige põnevam ajalooga koht. Ehk selle suurusjärgu mõisasüdameid palju nüüd Eestis üldse on. Kui vana vabariigi algus loodi esimest Eesti muinsuskaitse nimekirja, siis sinna võeti mõisaid ülivähe ja ülisuure valikuga, sest suhtumine mõisatesse, mõisnikesse, see oli tol hetkel ja üliteravalt politiseeritud. Samas algas ja maareform ja mõisamaade jagamine taludeks. Ja nagu teame, selle käigus käidi mõisatega üsna hooletult ja jõhkralt ringi. Kolga seevastu oli üks neist vähestest, mille Eesti riik võttis kohe muinsuskaitse all, kui eriti uhke näite kodumaisest mõisaarhitektuurist. Aga kaitse all olekust on tolku olnud ainult nii palju, et siin ei ole midagi hullu vahele ehitatud. Ja kui sepikoda mitte arvestada, siis ei ole midagi sihilikult lõhutud. Aga lagunemise vastu juriidiline kaitse üksi ei ole viisav. Ja ei aidanud ka nende hoonete tagastamine, mis käis niikuinii teatavate küsitavustega. Aga lootus oli, et kui keegi mõisa tagasi küsib, et küllap tal on plaan olemas, kuidas sellega edasi toimetada. No peatselt selgus, mingit plaani ei ole. Nüüd juba mitu aastat seda mõisa müüakse. Viimasel ajal juba pakutakse pool muidu. Vallal endal neid hooneid ei ole praegu õieti millekski vaja. Koolil on kena maja, lasteajal on kena maja, raamatkogu on paigas. Vana vallamaja on rahvamajana praktiliselt valmis. Ehk meil endil neid pindu tegelikult polegi eriti milleks kasutada. Samas, kui siia tekivad kõiksugu asjandused, toredad saalid, toitluskohad, selge, et meiegi saame sellest oma jao ja oma osa. Aga mida vald peab tegema? Vald peab lihtsalt hakkama seda vankrit vedama. Ehk see tähendab ränka lobitööd, kõikvõimalikke läbirääkimisi, alates sellest, kelle omandisse see mõis edaspidi üldse jääma hakkab, ehk sisuliselt tänastest läbikukkunud omanikest vabanemine, kas läbi kokkuleppe või läbi sundvõõrandamise, see muid variante ei ole. Ja riigil on küsimus väga lihtne. Kas te tahate, et see kõik lõplikult häviks? Siis kandke see maha muinsuskaitse nimekirjast. Vastasel juhul me rikkume kõik koos seadust. Miks ma ei ole Kolga mõisas lootust kaotanud? Väga lihtsal põhjusel. Vaadaks ta Kolga silda. Ehk alati on võimalik midagi ära teha, juhul kui on hääd tahtmist ja kena koostöö. Kolga sild, mis õnneks ei kuulud tagastamisele koos muu mõisaga, sai ka sisuliselt täiesti varisemisohtlikus seisust ära päästetud, kenasti restaureeritud ja korda tehtud, näeb välja jälle sama ilus nii 200 aastat tagasi. Ja kuidas see käis? Väga lihtne. Riigi, valla ja eraisikute koostöö. Taoline koostöö viib sihile. Ja tuletage veel meelde, et see sild sai tehtud korda enne igasuguste eurorahade avanemist. Ehk kui vaja, kui tahtmist on, leiab ka raha. Kui siit pilve piirilt alla vaatan üle õitsva Eestimaa,
Rõõmulaule siis maailma saadan, hüüan pikse häälega. Rõõmulaule siis maailma saadan, hüüan pikse häälega, hüüan pikse häälega.